see on see koht, kus tulebki neid nagu natuke toetada, suunata. Et kui küsida selliselt keskmiselt meessoost kinnipeetavalt, et mis on tema vabanemisjärgsed esimesed sammud, mis ta tahab nagu korda teha või korda saada enda jaoks, siis keskmine meessoost kinnipeetav ikkagi toob välja alati selle töö teema. Töö on minu jaoks tähtis, pean jalad alla saama ja nii edasi. Mis nüüd päriselt hakkab toimuma, vast sõltubki nüüd sellest, et mis toimus enne tema vanglasse sattumist. Kas ta üldse on kunagi elus pikema aja jooksul töötanud. Leidub selliseid kinnipeetavaid, kes suure uhkuse ja enesekindlusega ütlevad, et naasevad tööle ja hakkavad, ma ei tea, teenima head raha. Aga tegelikult nende CV-s on üks suur ümmargune 0 töökogemuse vaates. Siis tekib tegelikult kohe küsimus, et kuidas sa seda nagu tegema hakkad, mis on sinu esimesed sammud, mis sa ette võtad. Ja tihti peale siis need reaalsed plaanid on tegelikult seal taga puudulikud.